No tere, ilusat pärastlõunat, suur aitäh, nii rõõm on näha, et on ka saal peaaegu inimesi täis. Hea meel selle üle, et olete kohale tulnud. Vaatamata viirusele. Vaatamata ilusale ilmale, ma ütleks, rohkem tähtsam selle peale. Jah, aga aitäh tulemast, sest teema on huvitav eriti praegusel ajal ja me püüamegi siin avada taustut, kus me oleme just selle majanduslike ja majandusühiskondade soovitustega Euroopa Komisjoni poolt Eestile ja mida saab paremini teha. Mul on hästi hea meel, et meil on siin tõesti need, kes Eestis kõige lähemalt tegelevad nende teemadega, mis me siin täna jutuks võtame. Henrik Attago, Riigikantselei strateegiabüroo direktor ja Jooma Tatar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler. Ja Ave Schank, kes on meie majandusnõunik siin Euroopa Komisjoni esinesega. Aga võib-olla ma võin esinejad siia palga või tahate, et ma räägin? Tulge toeks ja siis hakkame pihta. Et me täna võtame aruteluks siis selle, komisjon tuli nüüd just hiljuti välja oma soovitustega, nii nagu iga aasta on tehtud, alates sellest suurest finantskriisist aastal 2010 riigipõhiste soovitustega, kus on see, kus komisjon on läbi töötanud, kuidas igas riigis olukord on ja vaatab, mis saaks paremini teha finantsvaldkonnas, majanduses, laiemalt, sotsiaalmajanduse küsimustes. Ja see on ju see, kus Eestil on olnud üle aastate väga, ütleme, komisjoni poolt selliseid soovitusi, mis on olnud üsna poliitilised ja palju poliitilised, aga ütleme, on leidnud Eestis elavat vastukaja. Me alustame juba 10 aasta tagusest ajast. Komisjon samuti nägi ette, kuidas haldusreform on see, mis Eestil aitaks oma riigihaldust paremini korraldada või hiljem automaks või samamoodi see naiste-meeste palgalõhe küsimus, seda on seal korduvalt tõstatatud või ka rahapesuvastane võitlus. Et seal on alati olnud need teemad on ju üles ehitatud ja räägib sellest kohe pikemalt. Nii et seal on nii need puhtalt finantsküsimused, millest see alguse sai, aga on mindud ka laiemaks, kus on need valukohad riikides ja eriti me räägime siin Eestis. Aga kui me vaatame, mis sellega väga seotud on ja sellepärast mul ongi nii hea meel, et Timo on siin täna, siis on ju muidugi praegusel ajal see energiamajandus on see, mille ümber tegelikult nii palju toimib meie majandusest. Me ei saa rääkida nagu majandusest, rääkimata sellest, kuidas meie energeetikavaldkond toimib. Ja seal me oleme tõesti elame nüüd juba aasta väga ärevat aega. Mäletame, kui möödunud aasta augustis algas tegelikult Brüsselis need mured, me saime hästi palju kurtmisse algas Hispaaniaga, et neil läks energiahinnad niivõrd üles. Ja sealt see tasapisi nagu kogu sügise vältel ketras edasi. Komisjon tuli oktoobris välja oma soovitustega, mida liikmesriigid peavad tegema, Eesti volinik Kadri Simsoni juhtimisel, mida riigid peavad tegema, et kuidas olla paremini talveks valmis. Aga siis jõudis kätte talv ja mina ise tulin Eesti tagasi jaanuaris ja mul oli tunne, et Eesti ei olegi ühtegi muud teemat kui elektriarved. Sest see oli see, mille üle nagu kogu arutelu käis jaanuari keskelt saadik. Ja ma arvan, et kõik need küsimused nagu energiaefektiivsus või majade soojustamine või kõik see, mis muidu tundus olevat selline üldine eurokeel, järsku muutus ka inimestele hästi arusaadavaks, et seal tegelikult on tähtis tähendus taga ja sellega peab tegelema. Ja siis algas veebruaris veel sõda, mis pani sellele veel suurema, see rikkus meil kõik ära, aga ka selles energeetikavaldkonnas siiski pani veel suurema põntsu. Ja kui me vaatame, mida Euroopa Liit on teinud sellest saadik, siis on nii, et me alustasime selle rohepöördega 2,5 aastat tagasi eesmärgiga, mis on rohepöörde eesmärk, on see, et lõpetada Euroopa riikide sõltuvus fossiilkütustest, naftast, gaasist, söest. Ja kui me vaatame Euroopa Liidu puhul, kust tuleb nafta ja gaas, see enamikust tuleb Venemaalt. Et selles osas see isegi kui ka meil Eesti debatis oli ju algust pikki arutelust, et kas komisjon on liiga ambitsioonikas või kas tahetakse midagi, mis ei ole realistlik. Nüüdseks me näeme, et ei, vastupidi, oleks võib-olla veel suurema survega pidanud pihta hakkama. Kui me praegu oleksime juba olnud kaugemal, sellega oleks olnud parem, aga oleksid ei ole siin kunagi mingi hea jututeema. Et mida on tehtud siis? Ühelt poolt me vaatame sanktsioonid,
on lõpetatud, energeetika valdkonnas on lõpetatud söe ostmine, see on kokku lepitud, see nüüd lõpeb varsti söe ostmine Venemaalt. Naftasanktsioonides lepiti eelmine nädal kokku, mis tähendab seda, et aasta lõpuks tegelikult 90% sellest naftast, mis me seni oleme Venemaalt ostnud Euroopas, seda enam ei tehta. Ja seal jäi tõepoolest see erand, mis puudutab Družba torujuhet Ungarile ja Slovakkiale ja Tšehhile, aga ka sellega töö käib. Ja nii et need on nagu sanktsioonide poolt ja teiselt on see, et mida me saame teha nagu seadusandlusega või nagu ikka Euroopa Liidus on, meil on õiguslik alus, on kõige tähtsam ja õiguslik alus meil ju on, et juba eelmine suvi tuli komisjon välja selle Fit for 55 või eesmärk 55 paketiga, mis oli see, et kuidas me lähme energeetika, transport, maksundus, üldised kliimaküsimused, kuidas me lähme seal ambitsioonikamaks aastaks 2030, kuidas me vähendame oma kasvuhoonegaas 55% võrra. Nüüd mai keskel tuli komisjon välja uue paketiga, mis on Repower EU, tühja sellest nimest, aga eesmärk on selles, et me nüüd kontsentreerime oma töö sellele, et selle aasta lõpuks vähendada Euroopa Liidu sõltuvust Vene gaasist 2/3 võrra, kuna me realistlikult näeme, et sanktsioonidega praegu sellega ei saa tegeleda, siis me peame vaatama, kuidas me saame sellega tegeleda reaalsete sammude ja õigusettepanekutega. Ja jõuda nii kaugele, et aastaks 2027 Vene gaasi enam tõesti ostataks. Naftaga jõuame juba selle aasta lõpuks. Ja mis need sammud on? On nii, et ühelt poolt me ostame seda gaasis mujalt. Et juba praegu, kui me võrdleme, eelmise aasta aprillis, 21. aasta aprillis tuli 45% kogu gaasist, mis Euroopa Liit ostis, tuli Venemaalt. Selle aasta aprillis oli see 31%. LNG-d on Euroopa Liit selle aastal ostnud 39% rohkem kui eelmisel aastal. Et see muutus juba on toimunud ja me teeme kõike seda kiirendada. Ja mis see ongi ühelt poolt, et LNG-d tuua mujalt, enne kõik me räägime siin Ameerika Ühendriikidest, Katarist, tuua torugaasi mujalt või tuua rohkem mujalt, kas Norraga on uued läbirääkimist olnud hästi, Katariga, Katariga LNG-ga, Aserbaidžaaniga, on Iisraeli ja Egiptusega 3-poolne kokkulepe, kuidas sealt saada rohkem gaasi samamoodi kätte. See on ühtepidi. Teistpidi me vaatame, mis meil need olemasolevad võimalused on ja üks nendest on biogaas, kuidas saada nii teha, et meil on need tohutud põllumajandustoetused, kuidas me saame neid rakendada ka selleks, et meie põllumehed kasutaks neid varasid, mis neil on ja hakkaks tootma rohkem biogaasi. Seesama energiaefektiivsus, see on jälle selline, et seal on nii ettevõtetel kui kodudel kui soojustamisel on võimalust sellega kokku hoida märkimisväärselt. Ja siis on uuenduse, või see kõik on selline, et teeme rohkem, teeme paremini. Nüüd uuendus jälle, mida varem ei ole tehtud, on see, et komisjonis on loodud, või Euroopa Liidus on loodud ka see komisjoni rakkerühm, mis tegeleks ühishangetega gaasiostul. Ja see on jälle, et meil on see kogemus koroona ajast, kuidas vaktsiinides me tegime ühishanked, jah, algus oli raske, esimesed kuud olid väga valulikud, aga kui me vaatame lõpptulemust, siis Euroopa Liit sai tänu sellele, me saime kõik, me võime päris kindlad olla, et Eesti või Bulgaaria või muud väiksemad riik, kui me oleks pidanud hakkama üksi läbi rääkima nende ravimiettevõtetega, oleks meil olnud palju raskem. Ja samamoodi me proovime nüüd teha Euroopa Liidus gaasiostuga. Me hakkame tegema seda nagu ühishangetega ja loodame, et see toob paremaid lahendusi, paremaid hindu. Siis lisaks on veel see, et kuidas me saame minna. Ühelt poolt on antud rohkem paindlikkust. Jah, need riigid, kus on põlevkivi, need riigid, kus on süsi, kasutage, ärge minge, vahepeal oli palju juttu sellest, minge vahepeal gaasi peale üle ja siis alles taastuvenergia. Nüüd hoidke seda, aga tehke samale, tekitage mal juurde neid taastuvenergia võimekusi nii kiiresti kui võimalik, nii palju kui võimalik, et see kliima mõttes ka lõpuks toob selle tasakaalu. Et üldjoontes see töö, mis me juba oleme teinud selle roheleppega, see, et teha sellest Euroopast nii kiiresti kui võimalik, see süsinikuneutraalne ala, see tegelikult vajab nüüd kiirendamist ja töö sellega
ongi käimas. Hästi oluline on siin, et me tuleme hiljem Eesti konteksti. See on lubade küsimus, seal samuti on komisjoni poolt ettepanekud, kuidas seda teha, aga need on jälle täpselt lõpuks peavad riigid need omal tasemel ära tegema. Mis me saame komisjoni poolt on just anda jälle õiguslikuks aluseks rohkem võimalusi. Ja poliitiliselt on selge see, et me vaatame alati esimene küsimus on, kui poliitikud kuulevad suuri plaane, et kust tuleb raha selle jaoks. Selge, et rahaga ongi kitsas käes. Mis meil on ühelt poolt taastekava, kus on võimalus siis vaadata üles ja vaadata, kui on valitsus, mis vaatab, et milliseid neid rahastamisvõimalusi saaksin parandada, kuidas ümber tõsta, kuidas kiiresti ära teha. Ja teiselt poolt on see, et me peame nägema, et see inimestele ei muutuks liiga painavaks, sest mis me näeme ju eelmist talvest, et ja analüütikud kardavad järgmise talve hinnakasvu veel suuremana. Mina ei tea seda ette, mis tuleb. Arvan, seda siin ennustamises ongi raske, aga see teha, et kuidas me saame nii, et inimesed sellega kaas tulevad, et see valud ei oleks liiga suure. Sellega me üritame siin tegeleda. Nüüd Ave räägib meile, mis olid siin seotud riigipõhised soovitused Eestile ja siis me teeme arutelu omavahel siin, aga palun teil, olge aktiivsed kaasarääkijad, tõstke käsi, mikrofon ja meil on ka eraldi meie Webexi osalejad saavad saata oma küsimusi. Nii et me püüame selle teha nii, et ei ole ainult, et 4 räägivad ja ülejäänud kuulavad, ei, me võtame kõik kampa. Teiseks oleks veel hullem, kui kõik räägiksid ja 4 kuulaksid. Oot, ei tea. Aga ma tõusen äkki püsti, et siis on natuke animeeritud see asi siin ja me tahaks tegelikult, et siia ekraanile nüüd mingi teine pilt kuvaks mõlemad tehnikud. Paraku on ruumist lahkunud, aga ma mõtlen, et ma tõmbaks selle teemade ringi natuke laiemaks, räägiks üldisemalt ka, et mis seal need muud soovitused Eestile oli või kuidas Brüsseli poole pealt paistab, et mis on need Eesti majanduse tugevused olnud kriisis, eelkõige siis COVID-kriisis, kuna see on aeg, millele me saame tagasi vaadata ja millised väljakutsed siis lähemal paaril aastal on. Et nagu Vivian juba ütles, siis Euroopa poolaasta on selline Euroopa riikide majanduste koordineerimise mehhanism, mis siis eelmise majanduskriisi tuules sai loodud. Ja võiks öelda, et praeguses sõjaolukorras on ta muutunud veelgi olulisemaks, sest et kriisisituatsioonis on hästi tähtis, et me jälgiksime, mida kõik liikmesriigid teevad, kuna me oleme üksteisega seotud ühisturul, ühisrahaga ja liiguksime siis ühes suunas või hoiaksime siis neid majandusi ohjes. Ja see poolaasta protsess jälgib siis majanduspoliitikat, tööturupoliitikat, sotsiaalvaldkonda liikmesriikides. Ja eelmise majanduskriisi tuules sai sinna siis juurde haagitud ka sellised päris ranged eelarvepoliitilised kriteeriumid. Nüüd seoses COVID-iga ongi toimunud see muutus, et me enam seda hetkel ei jälgi, et riikidele on antud suhteliselt vabad käed eelarvepoliitiliselt rakendada meetmeid siis kõige haavatavamate majapidamiste ettevõtete toetamiseks, aga soovitus on ikkagi keskpikas perspektiivis jälgida sellist mõõdukat eelarvepoliitikat, et kogu aeg pidada silmas seda, et tuleb ikkagi tulla tagasi selle valitsussektori eelarve tasakaalu poole ja tõmmata riigivõlga siis alla 60% SKP-st. Kui ma võiks teil paluda, et saaks minu ettekandmise ette. Ma tahtsingi tegelikult kõigepealt näidata majandusprognoosi, sest et see on see, mis on meie lähtealuseks. Et tegelikult, mis me nägime Euroopa Liidu majanduse puhul, oli see, et peale COVID-kriisist väljumine hakkas toimuma, et tegelikult Euroopa Liidu majandus päris kenasti kosus ja enne seda, kui sõda algas, siis me arvastasimegi öelda, et on sellised tugev färgituul sees majandusel. Nüüd paraku see väljavaade on natukene halvemaks muutunud, aga me näeme ikkagi, et selleks aastaks Euroopa Liidu keskmine SKP peaks kasvama 2,7%, et see on siis pilt on siit kuskile.
tasunud, aga põhimõtteliselt siin kolmandast tulbast te siis näete, ühel pool on Euroopa Liidu näitaja, teine siis Eesti. Tuleb küll tõdeda, et see 2,7% tegelikult päris puhas kasv ei ole, et siin osaliselt on statistiline efekt eelmise aasta arvelt, et see aastane kasv tegelikult jääb umbes 0,8% juurde. Aga Eesti puhul võiks siis välja tuua selle, et kui Eesti majandus ülikiiresti kasvas eelmisel aastal, et siis näitas oma väga suurt paindlikkust kriisis ja kosusust, siis sellel aastal see kasv väga madalamaks, kui mitte kõige madalamaks Euroopa Liidus, samas inflatsioon teadupärast on meil kõige kõrgem, praegu siin viimase kuu andmetel 20%, aga aasta keskmisena jääb 11% juurde. Ja mis võiks veel välja tuua, mis ka nagu komisjon on vaadanud siin Eesti tugevuse ja nõrkusena, et tegelikult Eestis on olnud alati väga tugev riigirahandus, nüüd sellest COVID-kriisist kombineerituna sõjaga Eesti väljub mõnevõrra nõrgemana, et see valitsussektori tasakaal sellel aastal taaskord on halvenemas, et kui enne COVID-kriisi meil oli 0,9% SKP-st valitsussektori tasakaal ja võlg oli umbes 8%, et siis need numbrid ikkagi tegelikult on päris korralikult halvemaks muutunud, aga trend on vähemalt positiivne, tasakaal peaks vaikselt hakkama taastuma. Ja riigi raport tõigi siis välja, nagu ma siin juba natuke viitasin, et esiteks COVID-i mõju majandusele oli küllaltki vähenenud, majandus on hästi paindlik, väike ekspordile orienteeritud. Oluline oli ka see, et meie eksporditurud said võib-olla vähem pihta kui mõned teised riigid, et meil on Euroopa Liit siiski põhiline eksporditurg. Eestis ka need piirangud, mida rakendati, nad olid ajutised, et mitte ei olnud paigas pool aastat järjest nagu mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Ja need toetusmeetmed, mida rakendati riiklikult, need olid efektiivsed, samuti ka tööturumeetmed aitasid tööpuudusel taastuda, et Eestis tegelikult tööpuudus enne kriisi oli umbes 4% ja see umbes kahekordistus, aga nüüd on siis kenasti hakanud vähenema. Tegelikult komisjon tõi ka välja, et pensionireformi mõju ajutiselt oli positiivne tarbimisel, aga pikaajaliselt siiski see tuleb pikaajaliste säästude arvelt ja selles osas jääb väike küsimärk õhku. Ja siis selle aastane raport tegelikult on selles mõttes eriline, et varasemalt ju ei ole olnud meil taastekava. Et see oli ka midagi, mis tuli meil COVID-kriisiga, et siis selle Euroopa poolaasta sai endale sellise nagu rahalise poole ka juurde. Varem oligi nii, et iga aasta tehti neid soovituse, mis jäid pelgalt soovitusteks. Aga COVID-i kriisist taastumiseks mõeldud taasterahastu raha saamise kriteeriumiks oligi see, et riik pidi tegema taastekava, kus ta siis nägi ette investeeringud ja reformid ja nendest ta pidi just nimelt lähtuma nendest varasematest riigipõhistest soovitustest. Ja nüüd me siis iga-aastaselt jälgime, et kuidas seda taastekava rakendatakse ja millised on need veel jäävad lüngad. Aga väljakutseid on mõlemõrra siiski rohkem välja toodud kui neid häid külgi. Et Eesti puhul võiks öelda, et seal on 3 gruppi, et üks on sotsiaalvaldkond, kus Eesti paistab pigem negatiivset silma või üsnagi, et sotsiaalkaitse võiks laieneda ikkagi, võiks olla rohkem kätte saada. Näiteks Eestis on üks kõrgemaid Euroopa Liidus inimeste enda poolt raporteeritud tervishoiuteenuste mitte kättesaadavus, et ei saa lihtsalt arsti juurde. Pikaajalise hoolduse rahastus ei ole jätkusuutlik komisjoni hinnangul ja ta võiks olla paremini integreeritud tervishoiuteenustega. Ja kolmandaks sotsiaalteemaks on oskuste defitsiit ja seda eelkõige siis rohe- ja digivaldkonnas. Kui me siin räägime energeetikast, et seal ka see tuleb sisse ja ka Repoweri tegelikult on see välja toodud, et just roheoskuste või see Repoweri rakendamiseks mõeldud oskuste siis sellele tähelepanu pööramine. Et Eestis lihtsalt ütleme, et kutsekoolides on küll väga kvaliteetsed programmid, õpetatakse õiged erialased, aga neid õpetajaid ei ole piisavalt, et katta tööturu vajadusi. Eriti on välja toodud seal mingid valdkonnad nagu just see rohe infotehnoloogia, ka põllumajandus näiteks, kus oskustöölisi lihtsalt ei leia.
Siis teine plokk ongi need roheteemad, et toodi Eesti puhul välja, et loodusressursside kasutamine peaks olema jätkusuutlikum ja siin on eriti metsandusele joon alla tõmmatud, et meie metsade taastamine, hoidmine, aga ka siis majandamine, mis peaks olema jätkusuutlik. Et metsa peabki majandama, aga seda tuleks teha jätkusuutlikult ja tuleb mõelda sellele, et Eesti majanduse produktiivsus on küllaltki madal. Et see tuleb meil mitmest asjast, aga ka metsandusel on seal oma roll ja tegelikult ka põlevkivil, kuna meie majandus on nii sõltuv põlevkivist, mille lihtsalt produktiivsus on madal. Aga energia puhul siis selleks, et seda Vene sõltuvust vähendada, tuleks siis mõelda ka energiaallikate mitmekesistamisele, taastuvenergia kiirendamisele, ühendustele energeetika valdkonnas ja ka energiasäästule, nagu Viian siin juba mainis. Aga ka ringmajandus on teema, mida tuleks esile tõsta, et siin Eestil paistab jälle väga negatiivselt silma just kommunaalprügi ümbertöötamisega, et seal Euroopa Liidu keskmine on umbes 50%, Eestist läheb alla 30% praegu veel. Et siin ka oleks abiks, kui saaks kiiresti ringmajanduse strateegia vastu võtta. Ja transpordisektor, et see on ka üks koht, kus võiks öelda siis taastekavaga natuke on jäänud lünk, et komisjon nagu hindas, et kuna Eestis on niivõrd vana autopark võrreldes teiste liikmesriikidega ja samuti neid nullemissiooniga sõidukeid on vähem, näitan kohe pilte ka. Et seal need initsiatiivid, mis aitaksid kaasa jätkusuutliku transpordi kasutusele võtule oleks väga teretulnud. Siis ettevõtete madal teaduspõhine innovatsiooni võimekus, eile siin just oli uudis või üleeile, et kriisis me näeme, et just see koht on kohe pihta saanud, ettevõtted ei taha innovatsiooni investeerida. 35% minust oli seal ambus esimeses kvartalis. Ja viimaseks regionaalsed erinevused, et siin kohe näitan ka pilti. Kui me näeme, Põhja-Eesti on siin roheline, seal SKP inimese kohta ostujõuga korrigeeritud on 120% Euroopa Liidu keskmisest, siis ülejäänud Eestis, siin tumepunasemas osas on see umbes 50% ja siin Lõuna-Eestis 60%. Ja need numbrid ei ole eriti ajas muutunud, et see suur vahe siis tootlikkusesse jääb, et tööjõu tootlikkus täpselt samamoodi on Tallinna piirkonnas palju kõrgem. Ja kui ma siin rääkisin sotsiaalvaldkonnast, siis tervishoiu rahastamine, seal on näha Eestis praegu 5% umbes SKP-st aastaks 2070. Peaks ta tõusma sinna natuke üle 5,5%, samal ajal Euroopa Liidus jookseb umbes 7,5%, 2% vahe. Ja oskustest rääkides siin on õpetajate vanus, kus on siis rohelisega näha Eesti vanusegrupiti, et Eestis märgatavalt kõrgem õpetajate vanus kui teistes Euroopa Liidu riikides. Vabandan, kas te saate anda neid kaasa ka meile? Saan küll, pärast saame kõigile jagada. Ja transpordisektori puhul, nagu ma ütlesin, see nullemissiooniga sõidukite osakaal on huvitavam, et siin on näha, et 2016 aastal me samast kohast hakkasime minema Euroopa Liit ja Eesti, kui ei olnud neid selliseid patareiga või siis jätkusuutlikul kütusel sõitvaid autosid ja praegu on see tase siis Euroopa Liidus on ta siin umbes ja Eestis jääb siia allapoole uutest registreeritud sõidukitest. Samal ajal siis heide kasvab. Ja tegelikult ma olengi need soovitused nüüd ära rääkinud, et eelarvepoliitiline soovitus anti suhteliselt sarnane kõigile liikmesriikidele, et võib jätkata toetamist, nende toetamist, kellel seda vaja on, aga tuleb siis vajadusel korrigeerida seda poliitikat. Teiseks, kõigilt riikidelt oodatakse taastekava rakendamist ja ka ühtekuuluvusprogrammide kiiret esitamist ja heaks kiitmist ja siis saab selle rakendamisega pihta hakata. Et ikkagi on see ootus, et investeeringud peaksid jätkuma ja eelkõige rohe digivaldkonda. Sotsiaalvaldkonnas siis on Eestile eriline töötukindlustusmaksete laiendamine ja pikaajalise hoolduse reform. Ja viimaks siis jõuamegi energiani, millele me tahame siin täna keskenduda rohkem, et siin võib-olla oli siis ka 3 teemat Eesti kohta. See soovitus anti ka kõigile riikidele, aga iga riigi puhul natuke lähtuti tema olukorrast. Et Eesti puhul siis on eelkõige see taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine,
läbi selle lubade protsessi lihtsustamise, energiaefektiivsused hooned ja kolmandaks siis transpordisüsteemi jätkusuutlikkus. Ja võib-olla ma paneks siia seda diskussiooni taustaks ette selle seose Repoweriga, et nagu Viivian juba viitas, seos siis selle poolaasta protsessi taastekava ja Repoweri vahel just nimelt ongi see, et teda saaks siis osaliselt rahastada sealt sellisel kujul, et Repoweri teemaline peatükk lihtsalt näiteks lisada riiklikku taastekavasse. Selline väike sissejuhatus. Aitäh! Ja siit ongi hea kohe mul pöörduda sinu poole, et kuidas tundub siis riigi poolt, kas on enamik neist teemast on ju sellised, millega nii või naa töö käib, et kuidas sul tundub? Esiteks vaadata selle poolt, et oleme nõus Eestis sellega, mis komisjon ütles ja teiseks, mis järgmise aasta jooksul plaanis on niivõrd, kui me saame siin plaane praegu seada. Aitäh! Euroopa poolaastase majanduskoordinatsiooniprotsess on käinud siin 11-12 aastat juba ja riigipõhiseid soovitusi on Eestile ka varem tehtud ja üldiselt nad on loomulikult kooskõlas sellega, mida me ise juba teame, et meil ei ole nagu väga palju üllatavad seal, et need kitsaskohad, probleemikohad on ammu analüüsi käigus välja selgitatud ja Euroopa Komisjoni poolt need riigiraportid iga-aastaselt siis pakuvad seda väärtust, et nad aitavad meil siis saada aru, et kuidas me siis nagu liikunud oleme, et see on täiendav kõrvalvaade lisaks sellele, mida me siseriiklikult niikuinii teeme. Mis puudutab neid konkreetseid soovitusi, siis ja Avele veel seda ka, et need soovitused ikkagi nendega on tõsiselt tegeletud, et paljud nendest on ju ikkagi ka täidetud. Mulle esimesena meenub see teadus-arendustegevuse rahastamise küsimus, et see 1% ju valitsus pani oma ressurssi sinna, erasektor on samamoodi kasvatanud rahastusmahtu, samamoodi on seal varasemalt on enne COVID-kriisi hoiti küllaltki täpselt kinni sellest keskpikast eelarve eesmärgist, eks, ja tasakaalu eesmärgist ja veel on mitmeid asju, mis on nagu edu saavutanud. Nüüd need soovitused, mis sellel aastal tehti, kahtlemata eelarvesoovituse puhul ma saan nagu nõustuda selle hinnaga, et kuigi meil võib olla võimalus mingitel hetkedel reeglitele läbi sõrmede vaadata, siis riigile kasulikum oleks ikkagi ajada sellist eelarvepoliitikat, mis meie konkurentsivõimet ei kahjustaks pikas perspektiivis, eks, ja üldiselt on lugu nii, et riigid, kellel on väiksem eelarve puudujääk ja kes on võib-olla laenu võtmiseks ka likviidsemas positsioonis, need kriisihetkedel saavad paremini hakkama, nad saavad kiiremini kohaneda, saavad teha erakorralisi kulutusi, kui selleks on vajadus olemas. Et seetõttu ma arvan, et see eelarve tasakaalu soovitus, et see on kindlasti nagu asjakohane ja sellest võiks nagu kinni pidada. Mis puudutab seda sotsiaalpaketti tervikuna, siis ka see hoolduskoormuse teema või töötushüvitise ulatuse laiendamine, need on nagu pikalt laual olnud, töötushüvitise laiendamist on eelmine valitsus ja ka see valitsus arutanud mitu korda ja täna nendel see põhimõtteline selline poliitiline valikukoht on, et kas seda töötuskindlustusmakset peaksid siis sinna sihtgruppi kuuluvad isikud maksma vabatahtlikult või teha see kõigile siis sunniviisiliseks, et seal on see teema pisut kinni kiilunud. Samas, kui ma vaatan seda sihtgruppi, kellest üldse nagu jutt käib, et räägitakse ju tegelikult 15 ettevõtluskonto omanikest ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetest, siis ma arvan, et siin tegelikult Euroopa Komisjon oleks võinud sellele teemale võtta hoopis suurema fookuse või vaate. Just selles mõttes, et see töötushüvitis on ju tegelikult üks väike osa sellest, kui me räägime, et me tegelikult peame ühiskonnas paremini valmistuma tuleviku töövormideks.
ja see tähendab ju tegelikult seda, et me peaksime üle vaatama ikkagi ka selle maksupoliitika poole selle juures, et milliseid tööjõumakse me nagu täna kogume, kas see sellisel kujul on mõistlik, kas maksemäärad on mõistlikud, liigid on mõistlikud ja alles seejärel saame rääkida nagu hüvitistest, et täna nagu see hüvitiste teema on tegelikult väga kitsas teema ja järgmisel aastal, kui riigipõhiseid soovitusi välja töötatakse või seda riigi analüüsi tehakse, et siis hea meelega loeks sellist analüütilist kõrvalvaadet just selle laiema nagu reformi või lahenduse kohta, mis hõlmaks siis tervet seda tööjõumaksude paketti ka, et see võiks olla nagu suuremat lisaväärtust anda. Hoolduskoormuse teemal on mitmed eelnõud on väljatöötamiskavatsuse faasis, aga lisaks sellele loomulikult on kavas suurendada hooldustöötajate koolitusmahtusi, samamoodi vaadata üle omastehooldusega koormatud inimeste puhkevõimalused, sotsiaalse elu nautimise võimalused, nõnda edasi, et seda on varem ka juba tehtud samm-sammult, nii kuidas võimalusi on rahalisi võimalusi ja sellist poliitilist tahet, aga see kindlasti on üks oluline prioriteet ja minu isiklik tunnetus on, et Eestis on see isegi selline kuidagi erakondade üleselt või kõik täna parlamendierakonnad on aktsepteerinud seda hoolduskoormuse teemat tähtsa probleemina, mida tuleks nagu lahendada, et küsimus ongi nendes lahenduste kokkuleppimises, elluviimises ja seal liigutakse samm-sammult edasi, et see tulebki ka rahaliselt kulukad, et hoolduskoormusega 25 000 inimest suurusjärgus on nagu pidevalt koormatud üleüldiselt üle 50 000 inimesed, on tegelikult päris suur inimhulk. Mis puudutab energeetika ja transpordi paketti, siis meie selline ebasäästlikkus on ammu teada olnud. Transpordi puhul tuleb tegelikult muidugi vaadata sinna korra numbrite sisse ka, et Eurostati andmetel 800 000 registreeritud autot, mis meil täna nagu on registris, et sealt tegelikult ligi paarsada tuhat on registrist ajutiselt kustutatud või kasutusest nii-öelda väljas, et kui me selle nagu suudaksime sealt numbritest eraldada, siis Eesti puhul nii see autode vanuse kui ka see heite küsimus läheks natukene paremaks. Mis ei tähenda seda, et me perspektiivis ei võiks osta väiksema emissiooniga autosid. Aga mis energiapaketti puudutab, siis seal on mul nagu see tunnetus täna selline, et meil tegelikult mainisid ka neid ühtekuuluvusfonde, et täna on aasta 2022, ühtekuuluvusperiood hakkas siin 2021. aasta alguses pihta ja minu teada ükski sent ei ole veel turule nii-öelda veerenud. Ehk et tegelikult need energiameetmed, mis meil on energiatõhususe tõstmiseks planeeritud, meil nii-öelda istuvad täna kinni lihtsalt sellepärast, et on olnud siin erinevaid läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, siis on olnud see RRF, mis on veel pikendanud seda läbirääkimiste perioodi vooru ja nüüd on siis pandud lauale see Repower EU, mis on pehmelt öeldes toores pakett ja potentsiaalselt võib veelgi viivitada selle RRF-i kasutusele võtmine, ühtekuuluvusfondide kasutusele võtmist, seda enam, et kui kellelgi peaks olema ketserlik idee hakata sealt varem kokku lepitud meetmeid või rahakotte kuidagi ümber tõstma või ümber mängima, eks. Ehk et me oleme küll palju rääkinud energiatõhususest, energiasäästust, investeeringute suurendamisest ja Euroopa Komisjoni tahtest riikidele siin appi tulla, aga senikaua, kuni ükski euro ei ole nagu turule jõudnud, siis need on lihtsalt tühjad sõnad ja me tegelikult võiksime rohkem nagu nii-öelda close ida või leppida kokku selleks, et saaks neid meetmeid päriselt nagu rakendama hakata, mitte panna lauale uusi ägedamaid vaidlusteemasid ja viivitada kogu seda selliste ressursside kasutamise võimalust. Et
lühidalt praegu kõik, et ma loodan, et saame veel kord rääkida ka energeetika teemadest. Timo kindlasti oskab rääkida täpsemalt sellest, mis meil seal ühtekuuluvusfondi paketis näiteks täna juba sees on ja oma stardipakku ootavad. Muidugi ma ütlen siia vahel, et loomulikult nende erinevate ettepanekute eesmärk ei ole muidugi mitte viivitada, vaid kiirendada, see on selge. Et lihtsalt, kui sa vaatad, kuhu me praegu oleme jõudnud, me pidime ju, kui me näeme, et meil on vaja nagu teha kõike sellest Vene gaasist lahti saada, siis on selge, et komisjon tuleb oma ettepanekut, et näeb, et poliitilist võimalust nagu, isegi kui me paneks sanktsioonid, meil sellest hoolimata on vaja kõik need asjad ära teha, mis see Repowers ette on nähtud, sest kust me muidu seda saaksime. Ma seda eesmärki mõistan kindlasti hästi, et miks see Repower tehtud on. Aga kui vaadata sinna sisse ja näha seda, et diskussiooni alla on pandud see, et kas kasutada näiteks seda sama jaotusvõtit, mida COVID-i kriisiks välja töötatud paketi puhul, mis ei arvesta absoluutselt ühtegi energeetika või taastuvenergia kasutamise eesmärki, siis minu tänasel hinnangul on see küllaltki suur järjekordne debati või diskussiooni teema, millega siis oma järgmise kuid veeta. Õnneks sinuga juba nõustusid 20 liikmesriiki eelmise nädala ülemkogul ja see on Prantsusistega ütles, ei mõtleme selle lahti ja see jää nii. Aga siit siis nüüd ongi nii sujuv üleminek Timo nende energeetika teemade juurde, et samuti nagu see Repoweris, need tegelikult kõik need teemad on ju selle Eesti soovitustes ka öeldud, nii energiaefektiivsus, nii uued vahendid, nii ühendavus, et annab meil väike ülevaade. Ja, ütleme, õnneks või äkki või kahjuks, sest uusi ideid lauale ei tulnud, eks ole, soovitustes nüüd midagi sellist, millega me täna riigis ei tegeleks ja kus me oleks ise nagu näppu peale pannud, et see on tõepoolest teema, kus ka me arvame, et me peame leidma paremad lahendused, kas või seesama lubade teema, et õnneks kõik need teemad, mis siin soovitustes on need, millega me tegelikult täna tegeleme ja tõesti, nagu Henn ütles, mõned teemad on näiteks energiasäästu panustamine, eks ole, või tõhususe suurendamine on täpselt need samad teemad, kus tegelikult meil on meetmed sisust ette valmistatud, aga ootavad see rohelist tuld, et need vahendid jõuaks ükskord ka siis lõpptarbijateni, et kui need siis kortermajade soojustamised või veelgi rohkem kaugküttevõrkude üleviimine fossiilsete kütustelt taastuvatele allikatele. Need on kõik need õiged teemad, millega me täna tegeleme. Ma arvan, et sellise viimase aja trendina, mis Eestis on lauale tulnud ja mis ka siin soovitustes kirjas on see panustamine siseriiklikesse energiavõrkudesse. Et see on selline ühtaegu meeldiv probleem, milleni oleme jõudnud tänu sellele, et meil on Eestis olnud ülimalt kiire taastuvelektri investeeringute selline laine, et ennekõike just siis päikeseparkidesse, mida ma usun, et kõik, kes Eestis ringi on liikunud, on näinud, et neid on tõesti Eestis tekkinud massiivselt nii põldudele kui katustele ja just siin eile sai teatavaks ka Eestis suurim taastuvenergia vähempakkumine, millega jälle tuleb väga suur kogus päikeseenergiat meil Eesti süsteemi juurde. Nii et ma usun, et aasta-kahe pärast me oleme tänasel päikeselisel päeval olukorras, kus Eesti suudab kogu oma elektrivajaduse katta taastuvatest energiaallikatest, et kui selline Eesti energia rohepööret kuidagi tükkideks võtta, siis ma arvan, et me alustame sellest, et me saame kõigepealt sellised kliimaneutraalsed suved, kevaded ja sügised ja nii-öelda lõpuks kõige keerulisemaks momendiks jääb siis tõesti see paari talvekuu energiavajaduse katmine siis taastuvatest energiaallikatest, kus täna veel selliseid investeeringuid ei tehta piisavalt ja millega tuleb ilmselt tööd teha ja kus ilmselt me näeme veel tegelikult üsna pikalt ka fossiilsete kütuste kasutamist ja seetõttu ka kõrgemaid hindasid. Aga üldiselt ma arvan, et väga palju tegelikult siin selles soovitustes ja energeetikast räägiti tegelikult üsna palju transpordisektorist, mis muidugi on ka lõppude lõpuks energeetika, aga suures pildis me oleme Eesti energia sellises rohepöördes tegelikult, ma ütleks kuskil kolmandiku peale, et suures laastus iga kolmas Eestis tarbitud energiaühik tuleb juba taastuvatest energiaallikatest.
sellega tegelikult me oleme Euroopa riikide võrdluses tegelikult üsna eesotsas. Tõsi, meil on mõned valdkonnad, kus me peame seda üleminekut kiirendama, see on taastuv elektri tootmine. Me oleme nüüd viimasel ajal ootamatult jälle muutunud elektrit eksportivaks riigiks. Sellesse natukene panustab tõesti see räägitud päikeseenergia, mida meil on päris palju ja tuleb juurde, aga tegelikult see olukord, kuhu me oleme nüüd siin loetud kuudega sattunud, kus Euroopa Liit on ennast väga kiiresti lahti ühendanud siis elektritarnetest Venemaalt ja üldse energiatarnetest Venemaalt. See on suurendanud siis nõudlust kohalikele tootmisüksustele ja Eesti puhul tähendab see seda, et need põlevkivi ja biomassi kasutavad jaamad, mida me veel mõned aastad tagasi kasutasime, loetud kuudel aastas on paraku praegu täiskoormusega töös. Mitte selleks, et katta Eesti energiavajadusi, vaid selleks, et eksportida elektrit naabritele. Tõesti, viimased kuud Eesti on olnud sisuliselt elektrit eksportiv riik selleks, et katta siis elektritarve naabrite juures Põhjamaades ja ka lõunanaabrite juures. Ja muidugi sellele aitab kaasa ka järjekordne selline ülimalt kuiv selline kevad. Et just täna vaatasin näiteks, et Inglismaa ja Norra vaheline elektriühendus, mis kunagi rajati sellepärast, et odav elekter liiguks Norrast Inglismaale, praegu töötab vastupidi, et elekter liigub Inglismaalt Norra suunas. Nii et energiaturul on hetkel käimas väga huvitavad arengud, mida ilmselgelt on kiirendanud see 24. veebruarist alates tekkinud olukord. Ja ma arvan, need võtmesõnad või sellised nagu no regret lahendused, millesse Eesti panustab ja mis on ka tegelikult siin soovitustes kirjas, on ikkagi see taastuvenergia ja energiatõhusus. Mõlemad asjad on sellised, millega ei saa mööda panna, kui sinna need rahad ükskord avaneks, siis kindlasti on lihtsam kiirendada protsesse, mis on juba käima lükatud, kui neid protsesse, mis seisavad stardipaku taga. Et seetõttu siin ühinen Henri murega, et kõik need RRF-id, ühtekuuluvusfondide vahendid, need on sellised kindlad lõpptähtajad, kuhu me peame jõudma. Me võime siin stardijoone taga pidada pikalt plaani mõelda, et me nüüd teeme siin maailmarekordi ja jookseme selle raja kiiremini läbi, aga selleks, et jõuda isegi veel ambitsioonikama eesmärgini, tasub alustada. Et muidu me lihtsalt raiskame aega ära plaani pidamisel, et küll me oleme tublid tulevikus, aga tegelikult neid samme täna ei astu. Et see on see murekoht meil ka. Aitäh. Fukuyama, kes ütles, et mis on erinevus postsovjetlikel inimestel ja siis ülejäänud maailmal. Postsovjetid ei usu plaanidesse. Euroopa või ütleme Brüsseli ja komisjonis seal on see, et plaanimine on nagu planning is everything. Et see, ma arvan, väike erinevus seal on. Aga küll see raha tuleb, et Aves saadki meile siis anda ülevaate, kuidas on olukord, kuidas see suhestub selle nii taastekavaga kui nende ühtekuuluvusfondide. Jah, et kuidas võib-olla Eesti vaates kõige roosilisem ei paista, et kui me rahast räägime, siis mis meil kõigepealt oli taastekava, mis oli mõeldud COVID-kriisist taastumiseks ja seal enne oli sellest valemist tuli juttu, aga võib-olla kõik ei saanud aru, millele siin viidati, et see taastekava raha ju jagati nii, et vaadati, milline oli riikide olukord aastal 2019 majandus, seal olid erinevad näitajad, et selline kombineeritud valem, mille alusel siis jagati 70% sellest taastefondi rahast ja ülejäänud 30% jagatakse nüüd siis juuni lõpuks uuendatud arvutuste põhjal selle alusel, kuhu riigid jõudsid aastaks 2021 ja Eesti taastus COVID-kriisist kiiresti, nagu ma näitasin, mistõttu kas taastefondist meile loodetav raha jääb ilmselt natukene väiksemaks. Ja tegelikult selle Repoweri rahastamiseks komisjon ju tegi ettepaneku, et seda võiks rahastada 4 allikast. Esiteks on meil veel siis sealt RRF-ist ehk taastefondist võimalik saada laenu
Eesti seda laenu siiani taotlenud ei ole, aga 2023. aasta augustini on aega otsustada, kas siis ikkagi seda laenu võtta. Ja laenu on Eestil sealt võimalik saada umbes 1,9 või 1,8 miljardit eurot. Siis teine allikas on see, et on võimalik anda üle rahasid struktuurifondide ja ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengufondist just siis nende energeetika eesmärkide täitmiseks, et siis saaks laiendada neid projekte, mis on juba plaanitud näiteks struktuurifondidest, rahastada neid 100% Euroopa Liidu eelarvest või siis põllumajandusfondidest saaks näiteks rahastada biometaani laialdasemat kasutuselevõttu, kus Eestil võiks olla päris suur potentsiaal. Ja viimane rahastusallikas oleks siis selle heitme kauplemissüsteemist, ütleme, et seal on reservis mingisugused lubatavad ühikud, mida võidakse siis panna oksjonile ja sealt tuleks 20 miljardit eurot, mis jagatakse liikmesriikide vahel laiali, aga seal ongi siis välja pakutud see sama valem praegu, mida kasutati siis selle COVID-kriisist taastumise puhul, mis Eestile paraku soodne ei ole, aga tundub, et Euroopa Nõukogus need diskussioonid kindlasti lõppenud ei ole, et võib-olla seal tuleb veel mingeid muutusi, aga need oleks siis laias laastus need rahastusallikad. Ja komisjon muidugi ootab, nagu ma juba ütlesin, et seda struktuurifondide programmi esitamist. See, ma arvan, ta selle taga nagu otseselt ei seisa, et see on võimalik ära esitada ja siis otsustada muuta seda. Samamoodi ühise põllumajanduspoliitika rakenduskava Eesti on kohe esitamas. Seda on ka võimalik hiljem muuta, kui otsustatakse neid fonde sealt siiski ümber kanda, et tegelikult ja taastekava rakendamine juba käib. Ja ootame Eestilt ka esimest maksetaotlust peatselt, et kui esimesed vahe-eesmärgid seal on täidetud, siis komisjon hindab ja on võimalik juba võib-olla sellel sügisel saada esimene makse. Et vaikselt nagu see raha hakkab tulema ja need uued initsiatiivid võib-olla natukene muudavad neid suundi, aga nad ei tekita nagu mingit fundamentaalset muutust selles protsessis. Ja lisaks sinna juurde tuleb veel ju see õiglase üleminekufond, mis on meis otseselt Ida-Virumaale, mis on samuti praegu lõppjärgus. Loodetavasti enne aasta lõppu ikkagi on need kõik kokku lepitud ja lähevad. Vaatan siin meie Rahandusministeeriumi esindaja juurde poole, et kas sa tahad kohe vahele öelda omalt poolt ka, kuidas näete seda Rahandusministeeriumist, kaugel asjadega ollakse? Ja ma siin nõustuksin Henriga kindlasti, et eesmärgid, mida see Repower pakett sisaldab, on loomulikult üliolulised ja sinna suunas me ka liigume, nagu Timo kirjeldas, aga mis vajab kindlasti tõesti ülevaatamist, on see rakendamise ja rahastamise mudel, mis selle ettepanekuga praegu kaasas käib. Et mis loevad on reaalsed teod ja reaalne raha, mis nende tegude elluviimist toetab. Ja praegune ettepanekus meil on oht kliimainvesteeringuteks ette nähtud raha tegelikult kaotada. Ei ole tõesti meie jaoks soodne ja vajaks mingit muud lahendust. Nagu Henrika viitas, et meil on tõesti struktuurivahendite paketis on terve hulk meetmeid ootel, millel on väga selge seos nende Repower eesmärkide täitmisel ja seal on hinnanguliselt 400 miljonit ootel, mis tegelikult võiks võimalikult kiiresti turule jõuda, mis tõttu tundub ebavajalik tõsta nendest raamistikest seda raha kokku taastekava raamistikku lihtsalt tõsta pärast, sellepärast, et see meie võimalusi kuidagi ei suurenda. Et pigem nagu keskenduda nende tegevuste elluviimisele, sest igasugused tõsted tähendavad strateegiadokumentide ümbervaatamist, pikki läbirääkimisi ja viivitust, et me ei pea seda hetkel vajalikuks, et pigem keskenduda sellele, et me saame juba väga küpses faasis plaanid käiku lasta, mis puudutab struktuurivahendid ja just põllumajanduspoliitikat. Ja taastekava lisana loomulikult, kui see selliselt otsustatakse, me seda Repower plaani koostame, et anda siis ülevaade riigi tervikplaanist. Aga jah, see rahastamise
mudel seal taustal, mis siis peaks seda kõike toetama, seda loodame, et muutub meie jaoks nagu soodsamaks. Eks ta peab. Aga kui ma võin nüüd kasutada ära, et sa oled siin, et ma arvan, et me kõik oleme hästi palju, loeme kogu aeg pressist, mis toimub. Mis see teema oli see? LNG üle. Et kui sa räägid meile, kuidas sa näed seda ministeeriumi poolt, et see on just see ju ka, et kus me näeme, mis peab riik tegema, mis peab erasektor tegema ja kus just selle energeetika valdkonnas see tasakaal jookseb. Ja, et kui LNG-st rääkida, siis tõesti see 24. veebruaris tekkinud olukord, kus sisuliselt terve regioon loetud kuude jooksul on Vene gaasist loobunud ja loodetavasti lõplikult on tekitanud tegelikult siin regiooniski sellise omamoodi võidujooksu sellele, et kes selle uue siis tekkinud tühimiku turul siis katab. Et hästi lihtsalt öeldes meie piirkond koos Soomega tarbib aastas umbes 60 teravatt-tundi gaasi. Tõenäoliselt sellel aastal veidi vähem, sest gaasi hind on nii kallis ja need tarbijad, kellel on võimalik, on paindlikkus üle minna teistele kütustele, näiteks tööstused või mõned katlamäed, kus on võimalik seda teha, tarbivad vähem, ütleme 50 teravatt-tundi tarbib see piirkond siin gaasi. Ja nüüd, kus me siis need Vene poolt tulevad gaasitorud oleme otsustanud kinni panna ja õige, et me seda teeme. Me suudame siit teistest allikatest katta umbes 30 teravatt-tundi sellest 50 või 60 turust. Ja nüüd sisuliselt hetkel see LNG projekt siin Soome lahe kaldel tegeleb sellega, et saada kiiresti siis kate sellele puudujäävale 20–30 teravatt-tunnile siis gaasile. Et nii kaua, kui see ei ole Vene torugaas, on see ilmselgelt LNG-d siia piirkonda täna tuleb ühest kohast Klaipeda terminalist, mis ongi see 30 teravatt-tundi. Ja nüüd see teine 20–30 teravatt-tundi on siis selle täiendava LNG terminali rajamise siis eesmärk, et sealt tuleks siis see teine puu tuleb 30 teravatt-tundi. Kui esialgu tundus, et siin pärast 24. veebruarit, võtme veel märtsikuus, tundus, et eraettevõtted ei ole valmis võtma siis seda tururiski, et siis ise omal riisikul see LNG terminal see piirkonda rajada. Varustuskindluse eesmärgi täitmise tõttu sekkusid siia siis, Eesti ja Soome süsteemihaldurid. Riigid tegid omavahel ühiste kavatsuste kokkuleppe, et kuidas riigid ühiselt selle vajaliku LNG terminali kiiresti püsti panevad. Siis nüüd tundub, et päevalt kasvab ka eraettevõtete selline valmisolek ise see turukoht piltlikult võivata, teha see LNG terminal selleks, et kogu piirkonda siis gaasiga varustada. Ja praegu me olemegi liikumas sellise lahenduse suunas, kus terminali rajavad Eesti ettevõtjad, Alexela ja Infortar, ehitavad selleks siis vajaliku taristu Paldiskisse, gaasi siis süsteemi operaator Elering teeb vajaliku gaasiühenduse selle nii-öelda taristu külge, mille pärast siis ettevõtted või see terminal ära ostab, et see ei jää nii-öelda riigiabina ülesse. Ja siis hetkel on nüüd lahti veel see viimane element, et kas siia Eestisse loodava taristu äärde tuleb see Soome laev, kuna Soome pool on tegelikult 10 aastaks rentinud laeva, või tuleb siis mingisuguseks lühemaks perioodiks siia veel üks täiendav laev, mille rendivad siis Infortar ja Alexela üheskoos. Õnneks selle nii-öelda teise laeva stsenaarium täna on selline, mille osas kõik osapooled saavad aru, et see ei oleks mõistlik. Et täna nii-öelda see eesmärk on ikkagi see, et siia Eestisse rajatava erakapitali poolt rajatava siis nii-öelda
taristu külge tuleb siis üks laev, mis siin piirkonnas juba olemas on siin siis paar aastat, aasta-kaks, seni kuni Soome pool on valmisolek nende renditud laev nende kodusadamasse tagasi viia ja siis Eesti terminali osa siis kujuneb selliseks maismaa terminaliks, et see on nüüd see eraettevõtete plaan, millega nad toimetavad. Ja praegu tundub, et me liigume graafikus, et ütleme siin detsembrikuus võiks LNG terminali vastuvõtuvõimekus ja laev siin Pakris või Pakrineemel olemas olla. Et selleks teevad siin täna tõesti nagu selliseid maailmarekordi tempos pingutusi nii eraettevõtted kui ka siis Elering, kelle ülesanne on see ühendus ehitada. Õnneks on see kõik võimalik tänu sellele, et sellele projektile on varasemalt kõik keskkonnamõjude hinnangud tehtud. See projekt oli sõja puhkedes selles kohas, kus põhimõtteliselt sai paari nädala jooksul ehitusload väljastada ja töödega pihta hakata. Ja teine positiivne pool on see, et ka Eleringil oli varasemast ajast olemas ütleme siis materjalid selleks, mis võimaldaksid selle kai ühendada siis gaasivõrguga, et Balticconnectori ehitamisest jäi üle natukene meretoru, mis praegu oli tagavaraks piltlikult Eleringil ja olemas oli ka Eleringil siis maismaa toruühendus või torud, et üldiselt sellist meretorude ja üldse torude tellimine on selline aastane protsess, et mõnes mõttes on paljude selliste heade juhuste kokkulangemine see, et me saame üldse täna rääkida, et see terminal võiks siin sügisel tööl hakata, sest alustades nullist võtaks sellise terminali ainuüksi ehitamine paar aastat, rääkimata sellest lubade protsessist, mis ütleme seal millega eraettevõtja on viimased 10 aastat tegelenud. Ja juhul, kui see terminal saab siis erakapitali initsiatiivil paika, siis see peaks lahendama nii Eesti, Soome kui ka Läti siis vajaduse selle täiendava gaasitarne järgi. Lisaks sellele, mis Klaipedast tuleb? Lisaks sellele, mis Klaipedast tuleb. Ma ütlesin, Klaipeda on see esimene 30 teravatt-tundi, regiooni gaasitarbimine on 50 teravatt-tundi. Meil on midagi juurde vaja ja see ongi täpselt see LNG terminal. Ja loomulikult juhul, kui see plaan võtab veidi rohkem aega, kuna me sooritame maailmarekordit, selles osas ei saa keegi mürki võtta, et see õnnestub, siis on Eesti riik varumas ka gaasi strateegilist varu umbes 1 teravatt-tunni ulatuses, mis moodustab umbes 20% Eesti aastasest gaasitarbimisest ja kuskil 30% talvisest gaasitarbimisest. Ja lisaks sellele me täna töötame väga aktiivselt koos Eesti kaugkütte ettevõtetega, et anda neile siis vajalik roheline tuli, et juhul kui tõesti talvel me peaksime leidmast olukorras, kus terves piirkonnas on gaasimolekule puudu, see LNG terminal viibib siin Q2, siis oleks võimalik kiiresti üle minna katlamajades ka teistele kohalikele kütustele, mida seal on võimalik kasutada. Nii et ühesõnaga mitu erinevat sellist töövoogu on käimas, peamine on LNG terminal õigeks ajaks valmis saada, aga paralleelselt tegeleme gaasi suurendamisega ja siis plaanidelt tolmu maha pühkimisega, millega oleks võimalik siis gaasitarbimist seal, kus võimalik asendada teiste kütustega. Eesmärk ikka see sama, et sellel talvel keegi ei peaks kannatama külma, ega siis tarbimise või siis gaasi ära kadumist, et varustuskindlus oleks igal juhul tagatud. Nende gaasivarudega on sama, komisjon tegi ettepanek, et see võeti nüüd ka vastu, kas eelmine nädal vist või viimase 10 päeva jooksul igal juhul, et gaasihoidlad varuksid 1. detsembriks vähemalt 80%, et varud oleks täidetud, sest see on see, mida me eelmine aasta nägime, kui suvest hakkasid hinnad tõusma, siis tegelikult ka ei varutud piisavalt, et see varustuskindlus, või mitte varustuskindlus, aga varud iseenesest olid vähemad
kui nad tavalistel aastatel olid, et see oli ka samamoodi nagu siin, siis ütleme, selle terminali osas on praegu kõik hästi, siis eelmine aasta tõepoolest oli nagu nii mitu erinevat aspekti, mis uurimine käib, kui manipuleeritud see oli. Tagantjärgi vaadates on ju selgelt näha, et tühjaks jäid ikkagi need Gazpromi enda gaasimahutud, eks ole. Et ilmselgelt oli see meie idanaabri nagu osa mingisugusest suuremast plaanist tekitada sellist rahulolematust ja rahutust, eks ole, selles osas, et energiahinnad üles läheksid. Õnnestus. Seda me ju nägime, et see ju õnnestus, aga kasutame nüüd seda olukorda siis ära Euroopas sellise kiirendina, et nendest ohtlikest sõltuvustest, mida meie idanaaber meile siin sellel talvel lahkelt demonstreeris, milleks ta on suuteline, et nendest halbadest sõltuvustest veel kiiremini välja tulla kui seni. Absoluutselt. Ja ma arvan, et see arusaama nüüd tõesti, me näeme seda ülemkogu aruteludel, me näeme seda ministrite aruteludel või üldisemas ka avaliku arvamuses, et jah, see arusaam, et tõepoolest me peame lõpetama selle Vene gaasi, Vene nafta ostmise, see on see, et ühelt poolt annab hoogu rohepöördelisele, teiselt poolt kõigi nende praktilistele sammudele. Ja me ju näeme ka, et see, mida on öeldud kogu aeg, et see ei ole tehtav, see tegelikult on tehtav, et Gazprom 2, mida Eesti ja muud meie mõttekaartid ütlevad, vabandust, muidugi, Nord Stream 2, ma olen juba nii hoos. Gazprom 1 ja Nord Stream 2. Et seda ju ka oli, me kuulsime seda nii pikalt, et seda ei ole võimalik lõpetada, siis see lõpetati, eks selle sõja 4. päeva. Et see tuleb näha tõesti, tuleb tõesti nüüd ette võtta kõik, mis võimalik. Ma vaatan, jah. See küsimust esitada. Olge nii. Mis vahe on Vene gaasi ja selle LNG gaasi vahe, palju see kallimalt läheb? Võrreldes tavahinnaga, mis on Venemaalt. Ühesõnaga, ega Venemaa müüb gaasi Euroopa gaasiturule, gaasituru hinnaga. See gaasituru hind on täpselt hetkel 100 eurot megavatt-tund. Nii võib öelda, et seda hinnavahet sisuliselt ei ole. Börs on tasakaalustajaks. Börs on tasakaalustajaks. Lihtsalt kui venelane müüb oma torugaasi Euroopa gaasituru hinnal, ilmselt siis tema marginaal on seal, ma ei tea, 90 eurot megavatt-tunni kohta ilmselt, eks ole, sest selle gaasi tootmise omahind, ma kujutan ette, seal Jamali poolsaarel võib olla seal 10 eurot megavatt-tund, eks ole, et LNG puhul ilmselgelt seal on ju, eks ju, seda toodetakse kuskil USAs või Kataris, viiakse sadamasse, külmutatakse, pannakse laevale, taas gaasistatakse, siis jõuate siia gaasiturule, seal on neid komponente palju kõrgemaid, palju rohkem ja selle gaasi omahind seetõttu on palju kallim. Aga gaasiturul on ta ikkagi ühe hinnaga sellel nii-öelda TTF-il, sellel Hollandi gaasiturul, et meil ei ole sellist torugaasiturgu ja siis LNG turgu, et põhimõtteliselt. Liitvat ajast tagasi võdeta, et 10 aastat tagasi Vene gaasi maksis nii palju. Nüüd lähevad saab seda LNG Ameerikat. Ütleme niimoodi, et kui veel siin aasta-poolteist tagasi maksis gaas Euroopas 20 eurot megavatt-tund, siis me siin LNG-d ei näinud. Siis LNG läks Aasiasse ja Hiina, kus sellest maksti rohkem. Et kui gaasi hind tõusis siin Euroopa gaasiturul siia tasemele, mida me siin möödunud talvel nägime 80, 100, 120, siis kõik LNG tankerid üle maailma keerasid äkki nina Euroopa poole ja otsustasid, et siia gaasi tuua on soodsam, kui seda viia Hiina, eks ole. Et selle järgi me saame aru, et kus kohast jookseb see joon pärast mida muutub siis LNG huvitavaks ka siia Euroopasse tuua, eks ole. Aga ma usun, et selle LNG omahind ei ole, see ei tähenda, et LNG omahind on 80 eurot megavatt, et on kindlasti oluliselt madalam, eks ole. Paarikordne vahe võib ikka olla. Paarikordne vahe võib olla, aga ma arvan, et need suurusjärgud ei ole nii palju üksteisest siiski erinevad, et siin on nagu 10 versus 20, mitte 50 versus 100, et ma arvan, et see paarikordne vahe tekib seal palju madalama taseme juures. Aga LNG puhul ressursi teema ei kerki nii üles, ma mõtlen laimas mõttes selle varukõlise maailmas. Ikka kerkib, et praegu on ikkagi LNG tarbimine nii kiiresti, nii suureks läinud ja et nende veeldamisterminalide
ehitamine võtab ikkagi paar aastat aega, et me siin paaril järgmisel aastal kindlasti näeme kalleid hindasid just LNG vaates seetõttu, et seda nõudlust on nii palju rohkem kui pakkumist jõuab järgi tulla. Et ilmselt see hoiab seda kogu seda gaasi turuhinda kõrgemana. Sama gaas, LNG ja ikkagi lõpuks on ikka tegemist selle sama metaan, 96% metaan, sa lihtsalt külmutad selle -162 kraadini ja siis gaas muutub vedelaks ja maht muutub 600 korda väiksemaks, et see muudab ta siis transporditavaks. Ma arvan, et tänases olukorras me ka nii riigina kui ka Euroopa Liidus laiemalt ei peaks neid mune ühte korvi panema, et erinevate energiakandjate puhul ikkagi oma seda valmisoleku taset tõstma, eks, et me räägime siin ka juba 10 minutit LNG terminalist, aga meil on ikkagi ju päikesepargid, meil on võimalik veel seda kütteõli sinna hakata kasutama, kuigi see on väga ebaroheline ja nõnda edasi, ja siia kõrvale me peame panema selle hinnaküsimuse ka kindlasti. Et mis hinda me ikkagi järgmisel talvel energiast maksma hakkame, et seda me võime seda küll väga õilis on see kõik kinni maksta, aga teisest küljest me peame ikkagi tõdema, et meil on mingid sissetuleku piirangud inimestel, ettevõtetel, konkurentsivõime küsimused, nii edasi, eks, et neid hinnariske, neid tööriistasid, millega neid hinnariske maandada, et ma arvan, et nendega peaks järele jäänud kuudel tõsiselt tegelema, analüüsima, et missugused tööriistid meil täna üldse on ja mida me saaks kasutada. Õnneks Eesti gaasitarbimine on ikkagi väga väike. Jaa, aga kütused laiemalt või ainult laiemalt. Ma arvan ikka, kas ei tule kõige efektiivsem ikkagi Euroopa-meelne president Venemaal. See on hea järeldus juba meie seminarist. Mis see maksaks? See maksab ka mõne miljardit. Aga eks sellele ju käibki kogu see arutelu juba möödunud sügisest saadik, mida me saame teha. Aasta pärast on niikuinii juhus. Aga ma nägin, et seal viimases pingis on ka üks küsimus. Tere, Tõnis Vare, Eesti Elektrilisriik. Ma ei taha kiuslik olla niimoodi, eks ju. Eelkõige aitäh, et tegelikult selle riskimaandamise instrumendi ülesse ja mul löövad 2 asja remargi korras. Ega ka Euroopa Liit ise ei käitu mõnikord võistlikult regulatsioonides. Sama näide on see, et gaasivarustuskindlus ta loobus sellest, ma eksiks 5 kuudest tagasi, loobus mahutite täitmisprotsendist, varustuskindluse metoodikas seda, et see võimaldaski seda, et Euroopa gaasi hoidjad olid tühjad, eks ju, aga las see jääb, eks ju. Et me peame ka aru saama seda, et ka Euroopa Liit peaks mõistlikult käituma teatud kohtades. Nüüd LNG juurde tagasi tulles, et teades seda, et võib-olla see on professionaalne kretinism, eks ju, et teades seda, et aasta lõpuni on Klaipeda terminalist ainult molekul minemas Poola poole, eks ju. See on nii. Me teame seda, et Baltic Connector sisuliselt annab soomlastele ligipääsu Läti hoidlasse. Me teame seda, et LNG sisuliselt füüsiliselt kaubana turu pealt on väga raske saada või väga kõrge hinnaga, eks ju. Et mul on lihtsalt küsimus, äkki me peaksime mõtlema seda, et me peaksime koostööd tegema lätlastega kordades kõrgemalt. Ehk me 1 tera, vaid 2 tera äkki peaks sealt saama. Ehk see on meie nii-öelda strateegiline varu, mida me üle käime, sest tegelikult Timo Mansuga nõus, et me peaksime ikkagi seda ka arvestama, et me peaksime gaasi kasutamist Eestis vähendama. See tähendab seda, et kaugküttesektoris tuleb gaas üldse ära kaotada. See on esimene samm, mis tuleks teha jõuliselt. Teine on kindlasti, mis endi kaasa tõi seda, et energiakandjad, et me unustame lihtsalt ära, et meie konkurentsivõime sõltub energiakandjate hinnast. Eks ju, kui me selle ise ajame oma tegevusega üles, siis meie majanduse konkurentsivõime väheneb ja meil ei ole siin mitte midagi teha, sest nad kolivad ära. Sest tööstus või siis majanduse hääletab jalgadega. Ehk äkki me peaksime ikkagi lätlastega rohkem koostööd tegema ja siis nii-öelda mõtleme selle peale, et kaugküttesektorist tuleks gaas ära lõpetada. Ja see ongi see ülemineku aeg, ehk me äkki mõneks aastaks anname kütusele, omamaisele kütusele võimaluse ja tegelikult need peaksid viima oma kütusekatlad ümber, eks ju, biomassile näiteks. Aitäh? Jah, aitäh, Tõnis. Täpselt sellega me ju olemegi viimasel ajal viimased 10-15 aastat tegelenud. Sammult vähendada oma sõltuvust gaasist energeetikas. Et veel 10 aastat tagasi Eesti kasutas gaasi 2 korda rohkem, kui me praegu kasutame. Ja kõik need meie viimased 10 aasta tegevused kaugküttesektoris, Keskinvesteeringute Keskuse
kaudu antavad investeeringutoetused selleks, et katlamaja üle viia gaasilt biomassile ongi ju tulemusi andnud, et me muidu oleksime täna nagu palju keerulisemas olukorras. Möödunud talvel oli väga palju linnasid ja asulaid, kus ei saadud arugi üldse, et millest te räägite, et soojushind on kallimaks läinud, et ammu probleem ära lahendatud, et loomulikult see on see tee edasi, et sõltumata sellest, kas meil see LNG terminal siia tuleb või ei tule, me peame oma fossiilkütuste kasutamist vähendama, et ja see on ilmselgelt nagu ka plaanides ja see on ka see, mis on meil seal ühtekuuluvusfondide meetmete taga kinni, et meil on ju seal ka ju meede, millega rahastada, eks ju, jätkuvalt rahastada seesama gaasikatlamajade asendamist biokütustega. Õiglase ülemineku fondis ootab meede, millega me saame terve Narva linna soojusvarustuse lahti siduda fossiilsetest kütustest üle viia taastuvatele kütustele. Neid tegelikult ettevalmistatud meetmeid, mis kõik seal nii-öelda piltlikult selle stardipaku taga kibelevad ja millest oleks tegelikult meil kõigil ühiskonnana abi. Neid on päris palju. Iga ma olen ütelnud seda, et Instelis coming käib sile, et meie mure on siis see, et meil sügis on varsti käes, talv ka. Me peame tegema asju kriisisituatsioonis koheselt. Ja vaat see ongi see, mis on tegelikult ka erasektori mure, et riigil puudub kohese tegevuse võimekus. See on see. Me võime rääkida paljudest asjadest, aga kui on, eks ju, detsembrikuu käes, külm veebruarikuu käes ja me pole midagi tehtud, et siis kõik plaanid on ilusad, aga teostumine jätab soovida. Vaat see on see murekoht. Sellepärast Eestis ongi elutähtsa teenuse osutajad need, kellel on see esimene ülesanne talveks valmis panna, et kui kuskil on mõni gaasikatlamaja opereerija, kes täna ei tee ettevalmistusi selleks, et olla valmis teistele kütustele üleminekuks, siis lõpuks ei ole mõtet selles süüdistada siis riiki, et miks ta ei ole seda konkreetset katlamaja läinud üle viima alternatiivsetele kütustele, et me siin saame ainult varustuskindlust tagada koostöös siis erasektori ja riigiga, et siin riik kindlasti ei jõua igale poole, et riigil on meetmed, abinõud, aga neid peavad kasutama ikkagi siis ettevõtted, kes konkreetseid siis katlamaju seal opereerivad, eks. Ja lisaks keskkonna ju loob ikkagi riik ja üle ümbermaa. Ja lisaks selle, mis sa ütlesid Euroopa Liidu kohta, on samamoodi, et ka see viga on parandatud. Nüüd on sellest maist saadik on see kohustus olemas, et peab olema kütteperioodi alguseks varud tagatud. Ja võib-olla veel sa ütlesid, et peaksime Lätiga koostööd tegema. Läti, kui Eesti on otsustanud 1 teravatt-tunnise varu luua, siis Läti on otsustanud 2 teravatt-tunnise varu luua. Nii et kõik riigid mõtlevad samamoodi. Ja lõpuks väljendub su selles, et see sama gaasimahuti Lätis, millest me kõik sõltume, Eesti küll vähem, sest meie gaasitarbimine on väiksem, see saab piisaval mahul täidetud sügiseks. Veel üks niisugune küsimus, kas keegi on proovinud prognoosida, kui Venemaa lõpetab sõja Ukrainas, kas taastub see majanduslik suhe Venemaaga? Ei survesta Venemaad. Peaaegu võimatu prognoosida. Seda on peaaegu võimatu prognoosida, aga samas see ongi ju see rohepööre. Selle eesmärk ongi see, et me seome ennast lahti, me lõpetame ära nende fossiilkütuste tarbimise ja sealt tagasiminekut ei ole. Jah, ma olen sellest see on täiesti teine asi. See on täiesti teine asi, on sõbralikud suhted, aga see on ju ka see, et meie praegu on meil niivõrd keeruline see sõjaolukord ja me sellepärast teeme selle. Aga me ju alustasime seda tööd juba mitu aastat tagasi, sest seal on ühelt pool see enda Euroopa varustuskindlus, sest me saame olla kindlad selle peale, mis meil endal siin kohal on. Meie tuul, meie päike, meie vesinik, meie biogaas. Ja sellest nagu tagasiminekut ei ole, keegi ei taha siis hakata uuesti, kui sa oled valused süsteemid, mis toimivad juba. Täpselt asjadest varu saada eriti riigiametnikud. Ega see, et Vladimir Putin maha lüüakse väljendusest, ei tähenda seda, et Putinism Venemaal lõpeb.
kõik mõtte peale, seda, et see on 105 aastat kestab. pessimistlik hoiak. Ma vabandan, aga ma ei tea, mis need riigiametnikud siia asja puutuvad. Ma arvan, meil on siin... Päris toredad presidenti, Khrushchevid ja Gorbatšovid ja... No, see ei ole selle seminari teema, ma tahaks ära öelda. Idee sellest, et Khrushchev oli hästi tore, siis võib-olla kui me vaatame praegu, et millal maailm oli kõige lähemal tuumasõjale, siis meil ei ole, jah. Ma tooks pigem teise paralleeli, et kui me vaatame näiteks väliskaubandus sidemeid Venemaaga ja tegelikult need on viimase 10 aasta jooksul küllaltki hästi kokku kuivanud, võiks öelda täna. Ja see andis nüüd ju seda täiendava tõuke veel sellele. Ja ma ei näe nagu põhjust, miks me siis nagu energeetika valdkonnas või mõnes teises valdkonnas ei suudaks nagu samasugust muutust esile kutsuda. Ja see kõik eksportivad, importivad ettevõtted on ju lihtsalt ümber orienteerida ennast kas siis teistele tarnetele või teistele turgudele ja on suures osas enamikul ikkagi vast ellu jäänud ka, eks, et selles mõttes elu ongi siuke dünaamiline ja ma arvan küll, et niisugust Vene tururüppe tagasi pöördumine, see peaks päris rumalus olema. Ja lisaks, ega Venemaalt meil majanduslikult midagi tuua peale fossiilkütuste ei olegi. Et kui me vaatame laias laastus, see on nii, kui see, mida me toome Venemaalt sisse, siis see on see gaasinafta ja sellega me teeme kõik, et seda lõpetada. Jah, see vist John McCain vist ütles, et Venemaa on tankla, mis teestab, et ta on riik, eks ole. Tankla, millel on tuumalõi. Aga ka eksporditurul, et Venemaa oli meil oluline eksporditurg, aga juba eelmise Ukraina sõja tuules me suutsime ikkagi ennast ümber orienteerida suhteliselt edukalt ja need mahud, mis läksid Venemaale, on mitmekordistunud mujale. Ekspordimahust 12%. No ma räägin Euroopa Liidust üldisemalt, et siin, kui me vaatame, et mitmetele kaubagruppidele Venemaa oli see põhiline sihtturg, aga nüüd on see kõik hoopis mujale suunatud. Aga ma tahaks korra äkki veel öelda siin komisjoni poole pealt ka tõmmata need teemad nagu tagasi, et esiteks, mis Henri ütles nende varustus või nagu siis erinevate allikate kohta, et loomulikult me sellest LNG-st nimelt sellepärast me ei räägigi seal riigiraportis eriti LNG-st, kuigi me võib-olla isegi tahtsime sellest rääkida. Aga just nimelt sellepärast, et tegelikult on oluline paindlikkus, et see ei saa olla nagu üks allikas, millele me orienteerime ennast, et oluline on, et oleks neid variante erinevaid, siis vastavalt olukorrale me saame olla paindlikud, sest isegi kui me teeme siia võimekuse, me ei saa olla kindel, et me selle toote siia saame, sest soovijaid on teisigi. Ja sellegi terminal ei tee seda gaasi kuidagi odavamaks, see gaas on ikkagi hästi väga kallis. Ja teine asi on need suhted teiste liikmesriikidega, et see küsimus siin oli, et see ei ole sugugi ainult Eesti-Läti vaheline probleem, vaid nagu laiemalt, et meil seal Iberia poolsaarel on väga palju gaasi, aga ta on halvasti ühendatud teiste Euroopa Liidu riikidega, et siis seal on täpselt sama mured, me peame vaatama üldisemalt, et need ühenduvused paraneksid ja sellega paraneb see paindlikkus laiemalt Euroopa Liidus, et ärgem vaadake ennast ainult siin. Saatsin veel küsida, seda LNG tuleb praegu nagu aru saan USA-st. USA-st, Norrast, Katarist, Austraaliast, Angolast. See ei ole lähemal. Egiptusest. Ei ole lähemal seda gaasi, mida saaks vedestada siin Euroopas. Läheb külje anda. Ei, teda ei tule üksnes USA-st, teda tuleb ka Norrast, Nigeeriast, Austraaliast, Katarist, USA-st, Kanadast, ühesõnaga neid tootjaid on üsna palju maailmas. Nii et see ei sõltu ainult, kes USA-st. Ei sõltu. Aga nüüd me oleme energeetikast nii pikalt rääkinud, ma vaatan, Henri, äkki sa tahad rääkida, sa oled ju ikkagi strateegiaprood, sa oled tegelenud ka meie 2035 strateegiaga, mis näitab nii pikalt ette, et mis sa näed nüüd, kui sa vaatad, muidugi see maailm muutubki nii kiiresti ja kuidas sa näed, mis need suuremad muutused on, nii siis nende soovituste valguses, aga tegelikult ka laiemalt võrreldes selle praeguse olukorraga, kuhu poole seal tüürime. Ja mitte ainult me ei ole tegelenud, vaid tegeleme järjepidevalt selle strateegia elluviimisega siis nii Riigikogu tasemel kui ka valitsuse tasemel ja värskelt uuendatud tegevuskava aprillis, et seal sai üle vaadatud, et kus me siis oleme õnnestumas, kus on asjad nagu hästi ja kus võiks nagu minna paremini, et kui ma niimoodi puusalt meenutan, siis tegelikult Eestis suured hädad lisaks kõigile energeetikamuredele ja julgeolekumuredele jätkuvalt ikkagi rahvatervise
näitajad, jätkuvalt kõrghariduse järelkasvu probleemid ja veel mitmed. Ja mis nagu puudutas siin, kui majandusteemadest rääkida, siis see tootlikkuse küsimuseks, et seal me ka nende energiahindade valguses ei tohi unustada seda, et me oleme aastas 2035 seadnud eesmärgiks saavutada tootlikkuse 110% Euroopa Liidu keskmisest, et 2021 oli see umbes 84% kopikatega, et meil on väga pikk maa minna ja me tegelikult ma loodan, et kõik see rohepööre, kõik need reformid või muutused, mida me seoses energeetika valdkonnaga või julgeolekuga peame tegema, et need samamoodi aitavad kaasa selle tootlikkuse kiirele paranemisele, sest see tempo peab olema tunduvalt kiirem, kui see oli viimased 10 aastat, kus me paranesime võib-olla 1% punkt või 2% punkti aastas. Nüüd see 110 kinni püüda, see on päris kõrge nagu ambitsioon. Ja selles mõttes, mis nende soovituste nagu edasist käiku ja elluviimist, et Eesti reformiplaan, mida siis tegelikult Euroopa Komisjon vaatab nii-öelda vastusena riigipõhistele soovitustele, ongi see Eesti 2035 tegevuskava, et seda me järgmise aasta alguses ka jälle uuendame koostöös partneritega ja kõigi osalejatega ja ministeeriumitega ja seejärel me saamegi anda hinnangu sellele, et kuidas siis selleaastased soovitused on ellu viidud, kui kaugel on need nii-öelda vastumeetmed, kas valitsused või valitsus, mis tulevane valitsus on, missuguseid samme see on astunud siis näiteks hoolduskoormuse murede lahendamiseks või tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, et seda saame siis järgmisel kevadel hinnata ja öelda. Ja loodame, et järgmiseks kevadeks on meil fondid lahti ja siis me näeme siin ka praktilisi progressimärke. Kas on veel kellelgi küsimusi? Palun. Veel 2 küsimust, üks geotermaalenergia kohta. Kas Euroopa Liidul on plaan ka geotermaaliga midagi suuremat ette võtta, nii nagu need lipsed, vesinik on edasi, et geotermaal on justkui tööstuslikult natukene ala kasutatud, ala investeeritud. Kas on Euroopa Liidus ka mingi suurem plaan? Teine küsimus võib-olla Ratrooga, et regionaalne arenguvõtmes on ka mingi soovitus, et tänavast Eestis regionaalarengu kava või selline strateegia puudub, et see lõppes äsja ära, et kas on selline soovitus, et uus loomine ja selle suuna regionaalministri ja rahandusministeeriumi suuna näiteks? Ma alustan sellest viimasest, sest ma sellest geotermaalenergiast suht ei tea, aga regionaalvaldkonnaga on niimoodi, et seda sai analüüsitud siin 2020 juba, et tegelikult pelk strateegia iseenesest ei aita meid kuidagi paremale pulgale saada. Küsimus selles ikkagi, mida päriselt nagu tehakse ja ellu viiakse, mis suudetakse kokku leppida, et regionaalvaldkonnas need suured eesmärgid, kus suunas riik peaks liikuma, on Eesti 2035 kokku lepitud ja seal siis need tegevused planeeritakse lahti siis nagu programmi tasemel Rahandusministeeriumis. Ja mis sihiks on loomulikult võetud ju tasakaalustatum areng, et kui me vaatame nüüd Euroopa Komisjoni soovitusi ka või see töötushüvitise või vabandust, näiteks palgalõhe teemad, mis on varasematel aastatel olnud, et sealt joonistub välja väga selgelt see, et Harjumaal, Tartus ja Ida-Virumaal on väga suur palgalõhe, samas kui Lääne-Eestis, Põlvas, Valgas on see tunduvalt väiksem ja riigina me peamegi võtma ilmselt nagu selle eesmärgi, et ka siis nendes maakondades, kus probleem on suurem, et me siis rakendame seal sellised tõhusamaid meetmeid. Suhtelise vaesuse teemad või töötuse teemad samamoodi, et Ida-Virus, Kagu-Eestis need näitajad on olnud tunduvalt halvemad kui Tallinnas, Harjumaal või ka Lääne-Eestis, et kui paneme siia kõrvale jällegi need soovitused, mis puudutavad tervishoiuteenuste kättesaadavust näiteks või mingisuguseid muid sotsiaalvaldkonna hüvesid, siis tõenäoliselt riigi teravik peab minema nendele regioonidele, kus see mure nagu suurem on, siis seal ka selline suhtelise vaesuse probleemistik iseenesest, et see koosneb nii mitmest komponendist, aga me võimegi nagu küsida, et miks need inimesed siis
peaksid elama selles positsioonis, kus on nagu täna on selles halvemas positsioonis võrreldes teiste regioonidega, et need on kõik nagu adresseeritud tegelikult ja lisaks on need piirkondlikud tegevuskavad, nagu see Ida-Viru tegevuskava ja Kagu-Eesti tegevuskava, et need on panevad väga täpselt meetmed asjad kirja sinna. Mis seda õigust üleminekut puudutab, seal on ka Ida-Virusse ette nähtud erinevaid meetmeid, et mu isiklik visioon võiks olla või niisugune mõte, mida välja öelda on see, et 10 aasta pärast võiks tegelikult Ida-Viru olla Eesti kõige innovaatilisem piirkond. Et nii ettevõtete näol, aga ka need inimesed, kes selle lähevad ja töötavad siis sellistes ettevõtetes. Võiks sinna hea meelega jõuaks sinna. Geotermaali kohta ma ei oska nüüd öelda, Viviani eest, kas Euroopa Komisjonil on ka mingisuguseid initsiatiive, aga ma oskan öelda, mida me Eestis teeme geotermaali osas, et me kindlasti oleme geotermaali enda jaoks ära kaardistanud kui potentsiaalse abinõu, kuidas energeetikas kuskil sellele biomassi kasutamisele piir panna. Et me täna teeme 3 pilootprojekti koostöös Eesti geoloogiateenistusega, kus me siis teeme tõesti süvapuuraugu sinna kuskil kilomeetri sügavusele. Uurime, mis see temperatuur seal on, teeme sinna katsejaamad ja reaalselt rakendused otsa selleks, et siis koguda infot ja teadmist ja seda siis jagada laiemalt ettevõtetele ja ühiskonnale, et tõesti, et kas see geotermaalenergia Eestis võiks töötada, kus ta võiks töötada ja ületada seda tehnoloogilist, riski, et kuna Eestis ei ole keegi kunagi süva geotermaalenergiat teinud, siis teadmatust ei ole, ettevõtted ei julge sinna investeerida. Praegu riigi pilootprojektidega aitame sellest teadmatusest üle, et siis tulevikus, kui need piloodid õnnestuvad, aga pilood ei pruugi õnnestuda, võib ebaõnnestuda, see on teadmine, et siis me teame, et Eestis ei tööta, aga loodame, et õnnestub. Et siis paari aasta pärast juba on meil 3 sellist näidet erinevates Eesti kohtades, erinevates geoloogilistes kihtides, siis, mis siis loodetavasti näitavad ja julgustavad siis ettevõtteid geotermaalenergiat kasutama. Aga me etteruttavalt võin öelda, et Eesti geotermaalenergiast me saame rääkida ikkagi üksnes soojuse tootmise vaatest. Et see, et me siin suudame Eestis puurida nii sügavale, et me saaksime sealt temperatuure, millega oleks võimalik elektrit toota, on lootusetu, et siin Helsingi külje all puuriti hiljuti 6,2 kilomeetri sügavusele ja seal vist oli temperatuur kuskil 100 kraadi. Et selleks, et saavutada temperatuuri, millest oleks võimalik auru toota, eks ole, mis auruturbiine ringi ajavad, selleks me peaksime veel kaugemale ja sügavale minema, et Eestis geotermaalil ma loodan, et on päris suur potentsiaal, aga just enne kõik sellistes asulates, kus on vaja siis leida võib-olla tänastele sooja tootmise lahendustele paremaid alternatiive. Ma loodan, et see pilootprojekt meil õnnestub deliverdada. Euroopa Liidu poolt. Ja Euroopa Liidu poolt samamoodi, et meil on see teadusarendusfond Horisont, kus on mitmed projektid juba käivad sellega, aga nad on ka alles teadusprojektid, kus uuritakse samamoodi rahastamist. Aga ma võtan... Selle kohta olin mõned aastad tagasi Kanaari saartel, seal kaevati 2 meetrine auk, pandi sinna augu põhja ja kuna oli pärt. Üldiselt selle ja me teeme siin 1000. Jah, selle geotermaaliga see on nagu see häda, et sa saad 2 head ei saa, et kas sa saad nagu geotermaali, aga siis oled riskid kogu aeg, et sul tuleb maavärin või siis elad siin sellise kupli peal, kus on 40 kilomeetrit selline maakoore paksus ja maavärinid ei ole, eks ju, et 2 head ei saa. See, et siin külm on, et selleks ei ole vist Horisondi rahased vaja. Jah, selleks ei ole. Aga ma vaatan, me oleme nüüd rääkinud pikalt, et Helena, meie energiavolinik Kadri Simsoni kabinetist, kas sa tahad ka midagi lisada veel, mis teie pool oled, mitte sellest geotermaalist, aga üldiselt, et kuidas teil on olnud see kevad, ütleme sügisest saadiks on ju ka olnud nagu tohutult palju tööd kogu aeg, nii siis algus selle tööriistakastiga, kui nüüd uuesti selle Repoweri koostamisel, kas on midagi, mis sa tahad ka siia tuua vestlusi sisse?
ma võib-olla lihtsalt ma põhimõtteliselt paljuski nõustuda sellega, mis siin on küll üles toodud eelnevate rääkijate poolt, et munema ühte korvi panna ei taha, eks ole. Et praegu tundub kõigile võib-olla, et tõesti, et nüüd me oleme tagasi nagu gaasi ja LNG juures ja et kuidagi Euroopa on unustanud oma rohepöörde, et seda kindlasti ei ole. Ka siin meil tegelikult ju läks vestlus selle LNG peale ja nagu Henrik ütles, et räägime ikkagi teistest teemadest. Et ma arvan, et mida meie oleme ka hästi palju püüdnud teha ja püüame teha, on ikkagi selgitada, et rohepööre ei ole mitte kuhugi kadunud, et rohepööre on tegelikult kiirenenud või peab kiirenema. Et see LNG ja see, et me otsime seda LNG maailmast taga, et see on selline üks töösuund, mis tõepoolest kuidagi hästi palju on leidnud sellist jälgimist, aga me kindlasti, samaga läbi nende riigipõhiste soovituste, läbi taastekavade soovime ikkagi, et liikmesriigid tegelikult paneksid oma rõhu taastuvenergiasse, paneksid oma rõhu energiatõhususse, et tegelikult see sama REPowerEU, et see ei ole ju ainult see, et püüame mujalt leida gaasi. Tegelikult REPowerEU 2 põhilist sammast on ikkagi see, et me ei taha seda gaasi enam üldse kasutada, me tahame seda võimalikult vähe kasutada ja seetõttu püüame väga tugevalt toetada taastuvenergia suurendamist, te mainisite ka enne ise siin, eks ju, et see loamenetluse teema, mis tegelikult oli väga suur osa REPoweri paketist, et see on ka see teema, millega meie ja millega volinik hästi palju tegeles ja nagu tagant lükkas, et just seda taastuvenergia lubade protsessi kiirendada. Ja aga nagu rääkides siis LNG-st, eks ole, siis tõepoolest hästi palju sellest voliniku tööst võtab ära see LNG-ga tegelemine, et just nimelt need partneritega, keda sa Ille-Viljan enne siin mainisid ja ka Timo mainis, eks ole, et olgu need Aserbaidžaan, olgu need Katar, olgu see USA, Norra, et nendega tegelikult hästi palju koostööd teha, et me seda LNG-d siia Euroopasse saaksime. Ja võib-olla siis, sa ise mainisid Vivian seda rakkerühma, eks ole, mis on siis mõeldud selleks, et neid ühishankeid läbi viia ja seal, ütleme, see töö praegu tegelikult proovitakse suunata just hästi palju regioonidesse. Et juba on meile seal Bulgaaria seetõttu, et Venemaa juba Bulgaaria gaasi kinni keeras, eks ole, siin mõni aeg tagasi. See Bulgaaria, Rumeenia, Kreeka, nemad juba teevad koostööd regiooni tasandil, et ühisostudega tegeleda. Ja tegelikult teine huvitav regioon meie jaoks ongi siin. Soome ja Baltikum, et kuidas ka siin neid ühishankeid korraldada võib-olla just selle LNG saamiseks. Et ma arvan, et need töösuunad on need praegu kõige aktiivsemad meil ka. Mul on lihtsalt huvitav küsimus, et teades seda, et Euroopa Liidu energia impordi sõltuvuse määr on kasvanud 58 pealt 64 peale juba. Et lihtne küsimus, et kõikide teistele ka, et mis te ise arvate, et millal muutub see, et Euroopa energiast impordi sõltuvuse määr hakkab vähenema või muutub nullilähedaseks? Aitäh! Täpselt selle nimel see töö käibki. Selles mõttes, et kui me räägime sellest rohepöördest, kui me räägime sellest, kuhu me tahame jõuda selleni, et aastaks 2050 on Euroopa Liit süsinikuneutraalne, siis tegelikult ju tähendab seda, et tuuleenergiat ja päikeseenergiat me kasutame seda, mis on siin. Eesmärk on ka selles, et me vesinikutehnoloogia kasutamises jõuaksime ise selleks edu või kuidas öeldakse, edurolli võtaksime maailmas ja looksime siin, et ta avab meile ka nii palju suurema tööstusliku või laiemalt selle produktiivsuse tõusu. Selle nimel see töö täpselt käib, väga õigesti ütlesite seda, et see on 2050 on see lõppeesmärk, aga ma vaatan, kui me praegu näeme, et meil on ju samamoodi taastuvenergia on ju see, mida me räägime, mis on Euroopa Liidu sisene enamikus, millest me räägime ja see on see, mis aina tõstab. Praegust ülemine või millal see REPower välja tuli, mai keskel oli just see, et me tahame viia nüüd eesmärgi selleni, et aastaks 2030 näiteks taastuvenergia oleks juba 45% kogu kasutatavast energiast. Ja seal, kui me räägime sellest taastuvenergiast, see on laias laastus ikkagi suur enamik on kõik ju kohal. Kui me räägime küll Norra võib-olla hüdroenergiast, aga see on siiski Euroopa.
ja samamoodi ju, mis me seda kõrvale paneme, sul on kindlasti veel täpsemat infot, aga see on see, et sinna poole täpselt see kõik läheb. Aga ikka viib see elukalliduse tõusule. Mida kiiremini lähme, seda rohkem me tunnetame seda, et elu läheb kallis. Hetkel kui me leiuta uusi need. No me täna oleme ju küll seisus, kus kas või eilne taastuvenergia vähempakkumine, mille tulemused me avalikuks tegime, näitas seda, et taastuvenergia on see soodne energia ja olemasolev fossiilne energia tootmine on see, mis teeb neid kõrgeid elektrihindasid. Et see ikkagi, see muutus on ju täna juba toimunud, et fossiilsed kütused on kallimad ja taastuvenergiaallikad on odavamad. Igo, kas meil on ambitsioon äkki liiga väike või? Enda ülepeal on 2035 on 40% või äkki on 70 taastuveelektri osakaal summalistelt arvamisest? No eelmist talve nägid või eelmist aastat. Et sul üks aasta võib olla tunne, et see ambitsioon on liiga madal, aga siis tulebki tulevaitne suvi ja soe ja kuiv periood ja pead oma selle fossiilse energia turule tooma ja seda nagu plaksid tagasi. Eelmine aastal ma niimoodi parandada, kas mingi circa 46% tõu siis fossiilsete kasutamine Eestis. Mul ei ole neid numbreid nii hästi peas. No umbes mingi siuke suurusjärk oli, et see on ikka väga suur volatiilsus, võiks öelda isegi. Seega see samamoodi salvestus on puudub, kus see, et laused. Meil on ka olnud neid valdasid, kus on olnud circa 2 kuud ilma tuuleta. Et see ei tähendab väga, salvestus igal juhul olema, aga see küsimus veel miks on, aga minu mõte on siis see tegelikult tulemas kindlasti see, kui meil oleks taastuvenergia võimsusi rohkem Eestis. Kui meil hinda, siis ei teeks seda hinda turu peale tehtite fossiilne tootmisvõimsust või mujal. Tõnis, vaata, minu arust see tükk aega, kui viimased 10 aastat ei ole probleem on selles, et seda eesmärki ei oleks, vaid sellest, et taastuvenergia lihtsalt ei jõua turule piisavalt nagu selles mõttes, et ma ei tea, päikesepargid või okei, päikesepark on viimastel aastatel, aga tuuleparke näiteks 10 aastat ei ole ühtegi suurt õnnestunud teha. Et panen nagu eesmärgi ja siis istud seal järgmised 10 aastat ära, et see pole mõistlik. Et sellepärast see samane jutt sellest, et erinevaid muned tuleb sinna korvi panna, et see energia lõpus garanteeritud on ja Eestis on minu arust on tegelikult ikkagi positiivne see, et paar aastat tagasi õnnestus ka see tuumaenergia töörühm käivitada, mis seda pinnast peaks nagu Eestis nagu ette valmistama, alates siis sellest inimeste kaardistamisest, kes üldse võimelised selles valdkonnas midagi tegema on, lõpetades õigusliku keskkonnaga, eks, ja me ei peaks siin olema nii nagu ortodoksed tingimata, enne kui me ei tea neid analüüsi tulemusi. Ma lihtsalt enne täpsustan, et mõtleme selle peale, miks siis Soomes, Poolas, Leedus taastuvenergia tööstused turule tulevad, miks Eestisse tuleb. Aga selle nimel töö käibki, ma loodan, et see seminar andis teile ka nagu kindlust selle üle, et ühelt poolt on see kõrgemal, nagu ütleme, Euroopa tasemel, kõik need arutelud on selle üle, kuidas me saame rohkem taastuvenergiat tuua, kuidas me saame seda kiirem teha, sest see on kasulik meile, see on kasulik meie keskkonnale, see on kasulik meie lõppkokkuvõttes majanduslikult ja meil on nüüd kõigile väga selge, see ei ole enam ainult Eestis ja Balti riikides selge, see on mujal Euroopas ka selge, et see on meile kasulik ka meie geopoliitilises olukorras. Et siit ma arvan, võib-olla võimegi kohvilauda edasi minna. Ma usun, suur aitäh kõigile, kes kohal oli, aitäh kaasrääkijatele ja töö käib ja ma olen kindel, et järgmine aasta, kui me samal ajal umbes jälle arutame neid soovitusi, siis ma loodan, meil on juba palju positiivseid näiteid. Mõni soovitus on maha läinud. Loodan parimat.